Tervisekassa eelarveline miinus on endiselt suur, hetkeseisuga 105 miljonit eurot. See on koht, mis paneb otsima uusi lahendusi. Nüüd avalikuks tehtud arengustrateegia aastani 2029 on kindlasti ka kantud sellest, kuidas kulutusi vähendada läbi efektiivsemate tegevuste. Kõrvuti siis inimeste tervisenäitajate paranemise eesmärgiga sisaldab tõepoolest meie arengukava eesmärki liikuda targalt eelarve tasakaalu suunas. Aga selle juures me vaatame kriitiliselt arengukava perioodil üle, mis ulatuses on võimalik teenuseid targalt optimeerida. Ja kui me oleme selle ülevaatuse teinud, siis me teame, kas, millal ja kui palju on vaja tervishoiusüsteemi raha juurde suunata. Eelarvele mingeid suuri eesmärke ei sea nagu just numbrilises mõttes. Küll aga on kõik need tegevused suunatud sellele, et mida iganes tehakse tervishoius, et see oleks targalt kasutatud raha. Sest me ei räägi ainult kokkuhoiust tervishoius, vaid me räägime ikkagi ka sellest, mida me saame selle raha eest. Ja isegi kui kokkuhoid tekib, siis see tähendab mitte seda, et see raha jääb üle, vaid et see raha saab kuskil mujal palju parema kasutuse. Arengukava seisab suuresti 3 olulisel põhimõttel. Kõigepealt perearstiabi, kuna see tasand on olnud ebaühtlane. Tervishoiu ja sotsiaalsüsteemi vaheline koostöö on olnud ebapiisav. Teine on erinevate andmete parem töötlemine ja uute digilahenduste kasutamisele võtta. Kolmanda osana ka eriarstiabi tulemuse põhisus. No ma arvan, inimese enda jaoks ongi kõige tähtsam just see tulemus. Et keegi ei taha ju käia lihtsalt niisama uuringutel või visiitidel, inimestel on parematki teha. Ja eelkõige inimene tahab, et ta saab ruttu abi ja eks see vastab tegelikult inimeste ootustele ja see vastab ka tegelikult loogikale, ka arstide ja õdede ootustele, sellepärast et ka arsti ja õe eesmärk ei ole teha lihtsalt protseduure ja teha visiite, vaid ikkagi see, et ta näeks, et see inimesel läheb paremini. Ja tulemuspõhine rahastus võib-olla ongi see, mis paneb ka arstid ja õed ja nende patsiendid paremini koos töötama, et see tulemus oleks päriselt parem. Üks, mida üsna kiiresti ja kohe soovitakse parandada, on südame-veresoonkonna haiguste ravi ennetus ja ravi kvaliteet. See arengukava on suunatud sellele, et Eesti inimene elaks tervena kauem. Et inimene jõuaks vajadusel kvaliteetse arstiabini õigel ajal ja õiges kohas. Tervisekassa miinus, nagu ta on tänasel kujul, jätkuks samamoodi edasi, kui me ei teeks mitte midagi teistmoodi. Plaanis on muuta perearsti nimistu konkursitingimusi, pearaha hakatakse määrama nimistu profiili ja tervisliku seisundi alusel. Peamine eesmärk on inimese eluviisi haiguste ennetamine ja ravi korraldada nii, mis hoiaks kulud ja tulud proportsioonis.